aga kus sa oled Ameerikas ja kuidas siin oled täna? Aga ma olen igal pool. Wow, wonderful woman, Wonder Woman. Like yourself. Aga kas ma kuulsin, rumors oli, et sa tegid mingid videod siin Eestis jälle? Jaa, tegelikult mul on terve selline, ma veel ei saa sellest rääkida, aga tegelikult mul on selline terve aastapikkune plaan, et üks video on meil juba valmis, see tuleb välja nüüd veebruari lõpus ja tähendab, ma ei tea, kes teab, et ma elasin nagu Eestis mingis metsamajas kõik teavad. Üksi 9 kuud ja tegin kunsti ja mõtlesin igasuguseid huvitavaid ja hulle asju välja. Ja nüüd esimest pääsukest siis saab näha veebruari lõpus. Okay. Eestis selline tehtud visuaal ja kõikide Eesti loominguliste geeniustega. Imeline Eesti mood, imeline Eesti loodus. Wow. Kohe tuleb, kohe saab. Aga kuule, aga see ei ole nagu ikkagi võimalik. Vaata, ma nii purjus ei ole praegu veel. Et elasin üksi metsas, tegin projekte, sa ütlesid, et sa võtsid ka üles, sa visualiseerisid, sa filmisid, aga sa ei saa seda üksi ju teha. Kellega sa ikkagi koos seal metsas olid siis? Ei, metsas olin tegelikult üksi. Päris üksi? Päris üksi. Aga... See oligi nagu kogu asja point, et julgeda endale täiesti otsa vaadata ja kõik need ilusad asjad ja kogu see kõnts ja saast ja see, et kuskil ei ole põgeneda ja sa seisad seal metsas üksi pimedas ja sul ei olegi mitte kuskile põgeneda. Aga see on ju täiesti kohutav. Jaa, see on täiesti kohutav. Ma tean seda. Täiesti kohutav, absoluutselt kohutav idee, aga nagu hästi suur vabadus tekkis sellest ja nagu hästi suur kasvamine tekkis sellest ja nüüd nagu muidugi ma ei ole mingi Buda, mul ei ole, kogu aeg on nagu kõik mingi ilge enlightenment, aga ütleme, et peale seda metsaperioodi ikkagi nagu need asjad, mis enne tundusid nagu hästi olulised ja hästi päris, enam ei tundu päris. Et nüüd on nagu selline eneseväljendus ja nagu kes iganes siis oled või mis sa oled, on nagu pigem selline fun ja mänguline tegevus, mitte nagu ei ole nii, et mitte ei ole selline armastuse ärateenimine, vaata nagu tavaliselt tegelikult elu on, et kas meeldib kellelegi, kas ei meeldi, vahet pole tegelikult. Aga ma tulen ikka selle praktilise poole peale, vaata ma olen selline lihtne Eesti naine, et lähen metsa, nagu tahan puhtaks saada, kõik on nagu hästi, aga mulle tuleb see nagu hirmufaktor, tead sa, kui ma lugesin vahepeal, et sa oled seal metsas, sest me kõik teadsime, et sa oled üksi seal metsas. Kogu Eesti teadis ja ma mõtlesin, et jumal hoia, et on ju igasuguseid inimesi, on uudishimulikke inimesi, on haigeid inimesi, on hulle inimesi, et lihtsalt keegi tuleb natukene esialgu vaatama, siis võib-olla natukene niimoodi, et see üks aljas on seal metsas natukene nagu sõrmega nagu sorkima. Kas sa tõesti ei kartnud nagu? Ma kartsin väga. Ma kartsin iga päev ja iga minut sellest ja ma tegelesingi oma selle hirmuga väga palju. Aga okei, sul on lihtne öelda, ma tegelesin oma hirmuga. Ma lähen metsa, ma istun kännu otsa ja purivaim, ma olen poole tunni pärast sealt läinud. Kuidas ma tegelen selle hirmuga? Aga vaata ei ole läinud nagu sellepärast, et oligi lihtsalt selline aeg, kus tuli otsa vaadata nendele hirmudele ja ma ikkagi nagu seisingi seal pimedas metsas ja hundid ulusid nagu ja mul oli, et okei, et ma kardan ja siis ma mõtlesin iseenda ette nagu, et väga hea. Okei, mis sa nüüd selle hirmuga pihta hakkad ja tegelikult, kui sa ikkagi seisad seal nagu ja istud seal ja magad seal ja elad seal ja töötad ja mis iganes nagu päeva järel, lõpuks ei karda. Näiteks ma nüüd enam ei karda pimedust. Ei, aga see ei ole võimalik, sellepärast kas sa ikkagi olid kuulnud, et meil on Eestis seakatke, et metssead on kõik haiged, nad on rünnakualtid, nad tulevad inimestele kallale, mida sa istud? Okei, sa nagu sisendad, et ma ei karda, aga see siga seal vaatab ja vaatab, vau, kui magus suu täis. Jaa, Anu, aga vaata, ma ei sisenda seda, et ma ei karda, mul on täiesti okei see, et ma kardan. Aga selles mõttes... Mis sa teed, kui siga tuleb? Tahab ammustada? Iga kord, kui sa kardad ja sa astud sellele hirmule vastu, siis sa nagu pushid seda piiri kaugemale, et milleks sa oled võimeline. Ja see oli minu jaoks, see oli nagu oligi, et kas ma siis lähen kuskile Himaalajasse ja elan kuskil templis aasta aega või ma lähen Eestisse metsa ja elan seal aasta aega. Otse loomulikult iseendale nagu näkku vaatamine on kõige raskem asi maailmas. Et kas seda on võimalik ka teistele õpetada? Minusugustele näiteks sellistele, ma ei tea,
linnapreilidele, kas on võimalik sellistele naistele ka seda õpetada? Aga vaata, mina ei saa sinule õpetada sellepärast, et minu tõde ei ole sinu tõde. Sellepärast, et sina oled omamoodi unikaalne molekulide kogum ja mina võin sulle rääkida lihtsalt seda, mida mina kogesin ja sina võid siis sealt nagu võtta või mitte võtta enda jaoks. Aga sinu rada, sinu jaoks on ikkagi täiesti unikaalne. Ma tean küll, mida ma teen järgmine kord, kui ma lähen üksi metsa. Mul on teatud kohad, kus ma tahaksin olla, aga ma väga kardan. Siis ma mõtlen sinu peale ja ma mõtlen, et oot, aga Kerli ju ei kartnud. No kurivaim. Ega ma pikem naine ei ole. Kurat, sa oled ikka kõva 5 meetrit pikem naine. Persse ja ma saan hakkama. Muidugi saa. Aitäh. Aitäh sulle. Aitäh.